Head vaatajad, väärtustega oma aega, olge rohkem perega, tegelege asjadega, mis pakuvad lust ja rõõmu, mitte näiteks koristamisega, las robotid teevad selle töö ära. Hetkel olen tulnud siia Mamiboti esindusse Rocca al Mares sest roboteid saab tänapäeval juba nii lihtsalt, et lähete ostate mõnusa õhtuse prae ja võtate kaasa ka uue sõbra. Jah, et siin ütleme valikut leiadub iga ühel, eks ju. Et aga mis meil täna siis võib-olla siin leti peal ongi, on see Mamibot X-Vac Hero mudel, meie väike kangelane kodus, kes siis teeb kõik selle meie eest ära, mida sa just mainisid. Et kui minnagi nüüd ütleme lähemale sellele asjale, siis tegemist on siis täiesti uue mudeliga, mis on siis mõeldud nüüd Eesti ja Saksa turule, just mõeldes siis või ütleme silmas pidades meie kodusid ja meie ütleme siis nii-öelda vajadusi. Mis meid ühendab siis eestlasi ja sakslasi, meie kodusid? Meie kodud on ütleme sellised sarnased, just näiteks korrusmajad ja ütleme sellised avatud majapidamised, samas kui ongi selline natuke rohkem möblööritud või ütleme just selline, et kus on rohkem takistusi, siis see nagu ütleme, see ei häiri teda ja ta ongi mõeldud sellisteks asjadeks, et see aju või nii-öelda siis see emaplaat siin sees saab see tarkus. Jah, just see tarkus on ju. Talupoja tarkus on siis nii hea, et ta saab siis sellega kõigega hakkama. Ja tema on siis selles mõttes, et peseb ka, on ju? Ikka loomulikult, et kõik meie robotid alati pesevad, sest et nagu tänapäeval ikka kodus meil kõigepealt tolmukaga on ja siis mopiga, aga siin on see boonus, et see teeb kõik sinu eest ära. Ja loomulikult kõik see on ju meil nutifonis, et ei pea kuskilt, vaid telefoniga saab juhtida. Lisaks on olemas ka tegelikult pult, kui veel keegi soovib, on ju. Jah, seal on see alternatiiv, et kes eelistab siis ütleme neid nutilahendusi. Muidugi nutilahendus annab sulle rohkem variante, et saad panna nii keelualasi, kohustuslik korissole, ütleme kass on teinud pahandust jälle liivakasti kõrval on liiva täis, vaata, saadadki sinna ainult, lase sealt ümber puhtaks. Või siis näiteks, et sul on lapse mängunõud, on ja paned sinna selle punase kastikese peale, robot teab, aha, siia ma minna ei tohi ja sõidab ümber sellelt siis. Kui see on lipulaev, siis mis need aparaadid? Võtta siin on ütleme see, et lihtsalt, et kes millele on või mis kellele. Et kui need on pigem sellised korterirobotid on siis pigem need juba kaardistavad elementidega robotid soovivad pigem majapidamistesse. Et seal on ütleme neid korruseid on ruumi rohkem, võib-olla ka rohkem mööblit ütleme, et siis ta oskaks paremini seal orienteeruda ja ütleme mahtu on selle pooled lihtsalt rohkem. Põrandad oleme puhtaks saanud, aga nüüd on vaja ju aknast ka välja näha. Talvine mustus on vaja maha pesta, siis samuti, ega ise ei hakka ju küürima, selle teeb ka robot ära. Ja see nüüd on siis täiesti tutikas mudel teil? Jaa, ütleme niimoodi, et isegi mitte mudel, aga täitsa bränd, et Spot, Saksa päritolu, samamoodi ütleme Eesti ja Saksa, nagu ma ütlesin. Okei, ja eesmärk on tegelikult siis see, et võtta ära see tüütu tegevus aknapesu ära klientidelt. Et tal on siis kaks lapisüsteemi, hall on märkpuhastus, tal on ka kollane lapp, millega võetakse ära siis suurem esmane. Kõigepealt kollasega suurem mustus maa. Jaa, see sodi ära ja siis on see, et läheb märkpesu halligest. Natuke tekstuur on erinev ja ütleme ka, et siis ei lähe nii palju lappe, et saabki ütleme efektiivsemalt puhastada. Ja ennekõike tegelikult on ju selle aknapesu roboti eelis see, et üks asi jah, et tõesti võib-olla tahad aega kokku hoida ja ei viitsi ise küürida ja ei jõua, aga ta on mõeldud ikkagi nendesse kohtades, kus ta ise ligi ei pääse. Jaa, ma ütlen, kas sa läheksid 9. korruse välja aknale ronima? Ei lähe, kindlasti ei lähe. Ja siin on olemas ka selline nagu turva, selline safety kinnitus, et kui peaks ikkagi tulema väga suur tuuleiil, siis te ei pea muretsema, et see ülevalt 9. vastu maad plärsti katki kukub, vaid on ikkagi safety on olemas. Jah, kinnitan, tuul isegi ei tee talle midagi, et see on pigem selleks, et kui näiteks jooksed ise juhtme otsa või ütleme, lapsed näiteks mängivad kuskil ligidal. Jah, et hoiab kinni, et tal muidu on see sisse ehitatud aku ka, et isegi kui midagi juhtub, siis 20 minutit hoiab nagunii ennast aksna küljes. Et aga kaabel on selleks, et me saaksime ikkagi 24/7 jutti teha, et akuga on lihtsalt see, et siis sa pead hakkama laadima, töötama. Ja mis vahendid panna? Täiesti tavaline, kõige parem, mis asi me oleme leidnud, on siis Clean aknapuhastuse vahend, täiesti 2 eurot igast poes olemas, pritsid enne aknale, paned roboti peale ja mis veel hästi töötab, on see veetapesu asi ka. Aga seda küll, et tegelikult vist otsa aknale, kui ma panen, siis ratast alt tuleks kuivaks siis teha, on ja? Ütleme, kui sa võib-olla vaheldud neid, eks ju, et tõstad akendele ja sa oled natukene liiga palju seda puhastusvahendit pannud, siis võib-olla jah tõmmata, sest et ütleme, see lapp võtab päris kenasti sisse. Et ütleme, ennem see pind jookseb ikkagi lapp ennem ja siis jõuavad rattad, on ja. Aga jah, sükest suurt hooldust ta tegelikult väga palju nagu ei vaja, et võib-olla mõne aasta möödudes võib meie juurde tulla ja võtame lahti, teeme selle mikrotolmust puhtaks ja nii edasi. Tahtsin küsida hooldus ja garantii? 5 aastat kõigele, et hetkel on lihtsalt see, et kuna me usaldame oma masinaid nii palju samamoodi teha, siis me saame lihtsalt pakkuda seda, et Ja kus teid üles leiab mamibot.ee ja siis Eesti mitmes linnast olete niimoodi väljapanekuga nagu siin Rocca al Mares? Linn on 4 on ja väljapanekuid 6, et Tallinna põhiline, siin täna oleme Rocca al Mares, veel on Kristiine Ülemiste ja siis on veel Tartus, Pärnus ja Narvas on ka meil esindused. Ja praegu selle tagant on hästi näha ka, et kuni mai lõpuni on käimas tore kampaania. Jah, tõesti, et kõikide maikuu siis ütleme klientide vahel loosime välja siis 1500 € väärtuses auhindu.